Ma loodan, et ma olen kuulda. Ja püüan siis kiiresti rääkida, võib-olla natuke kiiremini kui tavaliselt, saate kiiremini lõunale. Kõigil on juba kõhud tühjad, aga ma püüan selle enda teemaga kuidagi moodi hakkama saada. Kui mul see ettepanek tehti ja mulle see kirjutis pakuti, siis mulle ei öeldud täpselt, millisel teemal ma peaksin seda kirjutama. Mul sai see valmis kuskil veebruari algupoolel ja siis ma jätsin ta unarusse ja nüüd, kui ma ennem ettekande pidamist hakkasin seda üle vaatama, siis selgus, et see on tegelikult üsna praktiline tegevus, mida ma siin kirjeldan, nii et väga palju teooriast ma ei räägi, aga et õigustada natukene Kalevi iseloomustust minust eile õhtule, siis ma panin siia ühe seeneussi issi ja tema on ka kirjeldamata, tema on püütud kunagi Kesk-Ameerikast, Partola ürgmetsast, Nicaragua ja Costa Rica piirilt. Et seda te näete siin, kuskil siin. Et tema on veel kirjeldamata liika. Aga ma ei räägi väga palju seeneussidest, ma püüan natukene üldistada. Millest ma räägin? Elulikkuse paneel, sektsioon, ma räägin natukene numbritest, kui palju liike on, kui palju taksoneid on maailmas, millise osa nendest moodustavad putukad. Siis ma lähen Eesti keskseks, ma räägin, kui palju on putukaid kirjeldatud eestlaste poolt, Eesti maalaste poolt ning ettekande teises pooles ma räägin üldiselt putukate kirjeldamisest, putukate kirjeldamise protsessist ja vast esitan ka mingisuguse visiooni, kindlasti mitte järgmiseks 50 aastaks, vaid ma arvan, et 10 aastaks. Aga nagu te kõik teate, siis elurikkus on hoomamatu ja putukaid on palju. See on rahvusvahelise punase nimestiku graafik, mida pidevalt täiendatakse ning üldiselt arvatakse, et see eukaryootide elurikkus, taksonite arv võiks ületada 2 miljonit ja putukad on nendest kuskil 1,05 miljonit, kuid samas tuleb tähelepanu pöörata sellele, et need andmebaasid, need nimekirjad ei ole täiuslikud, on pakutud välja, et nendes on kuskil 20% sünonüümikat, ehk siis reaalne eukaryootide kirjeldatud liikide arv tänasel päeval võiks olla kuskil 1,7 miljonit. Kui palju neid on? Neid allikaid te olete kõik lugenud, nendega te olete tuttavad. Need põhinevad arvutustel ja need piirid on üsna laiali valguvad, 3–100 miljonit, aga kõik need allikad aksepteerivad seda, et 60% elurikkusest võiksid olla putukad. Järgmist allikat ka kindlasti paljud teavad. Larsen ja kolleegid 7 aasta eest arvasid ja arvutasid, et tegelikult see lülijalgsete ja nematoodide elurikkus, liikide arv, taksonite arv võiks olla üle 160 miljoni. Siin nad nüüd võtsid arvesse ka endosümbiondid ja arvasid, et kogu maailma elurikkus koos bakteritega võiks olla kuskil vähemalt 1,4 miljardit liiki, kellest siis üsna suur proportsioon on bakterid. Kui ma nüüd tooksin väikse paralleeli Eestiga, Eestist ma selles kontekstis ei räägi, aga Eestis on hetkel teada kuskil üle 13 000 putukaliigi, võiks olla üle
22 000, aga nemad on kõik kirjeldatud liigid. Nad on lihtsalt Eestist veel leidmata. Ei räägi väga palju süstemaatikast kui sellisest, ilmselt antud auditoorium ei vaja seda, aga süstemaatika on lai, ta on liikide tundmine, liikide kirjeldamine, nimetamine, klassifitseerimine, samuti fülogeneetiliste seoste leidmine ja kahtlemata on ta kõikide bioloogiliste distsipliinide baas. Me ei saa kirjeldada ja analüüsida protsesse, kui me ei tunne liike. Ja putukasüstemaatikast Eestis 19. sajandi teine pool, 20. sajandi esimene pool võime esile tõsta 4 Balti sakslast, kelleks on siis siit vasakult alates Adolf Grube, Gustav Floor, mõlemad Tartu Ülikooli professorid, Eesti Loodushuurte Seltsi kuraator Franz Sintenis ning Tallinna Reaalkooli õpetaja Wilhelm Petersen. Nendest ma ei räägi. Ma lähen 20. sajandi teise poole ja püüan siis antud hetkest tagasi vaadata kuskil 50-60 aastat. Ja toona siis seostus putukasüstemaatika, uute putukaliikide kirjeldamine, põhiliselt Zooloogia Botaanika Instituudiga, mille viimast hoonete siin näete vasakul, aga samuti ka Tartu Ülikooliga, zooloogia kateedriga. Putukate kirjeldamine. Eelmisel sajandil teisel poolel kirjeldasid Eestis putukaid 9 inimest, kellest vast esile tõsta võiks 5. Nendest 4 töötas Zooloogia Botaanika Instituudis, Hans Remm töötas Tartu Ülikoolis. Esimene liik kirjeldati eelmise sajandi teisel poolel siis Juhan Virbaste poolt, milleks on üks tirt, Anaceratomeia estonica kirjeldati 59. aastal, on siin siis vasakul, siia poole tulema. Nii. Juhan Virbaste kirjeldas kokku kuskil 170-175 liiki. Hans Remm, kes töötas Tartu Ülikoolis, uuris habesääsklasi, kirjeldas kokku 235 liiki, EVM salukärblasi, pea 10 liiki. Kaupo Öelberg töötas mitmete sugukondadega, nii õiekärbraste, salukärbraste, oravkärblastega ja kirjeldas pea 30 uut liiki ning Jaan Viidalepp, kes on väga aktiivne ka praegu veel, töötas ja töötab vaksiklastega, on üks liblikate sugukond ning tema kirjeldas eelmisel sajandil kuskil 120-130 liiki. Kui me nüüd vaatame natukene seda kaarti, siis eelmisel sajandil teisel poolel kirjeldati eestlate poolt üle 560 uue liigi. Ja kõik need liigid pärinesid tegelikult siis endise N-liidu territooriumilt, ega väga palju rohkem võimalusi reisimiseks ei olnud ja materjali saamiseks. Enamasti siis Kaug-Idast, aga väga hästi siis olid esindatud ka Kesk-Aasia liigid ja materjal. Ainus välisriik, kui ta ikka oli välisriik, on Mongoolia, kuhu siis tehti mitu ekspeditsiooni koostöös Leningradi Zooloogia Instituudiga ning ka eestlased kirjeldasid üsna mitmeid liike Mongooliast. 7,5% on siin välja mul toodud. See on üks proportsioon, mis tasub jätta meelde, ehk see on proportsioon, et
7,5% nendest kirjeldatud liikidest kirjeldati 2 autori poolt. Kõik ülejäänud liigid, ehk siis valdav enamus, kirjeldati 1 ainsa autori poolt. Ning siin siis näiteks Tartu kirivaksik, mis kirjeldati või kes kirjeldati 65. aastal Tõnu Mölsi poolt. Kui me nüüd liigume edasi sellesse sajandisse, siis pilt on natuke teine. Aega on olnud vähem, liikide kirjeldajaid on olnud umbes sama arv, kuskil 7-8, aga uusi taksoneid, mitte ainult liike, aga taksoneid on kirjeldatud pea 300. Geograafiline haare on muutunud selgelt globaalseks ning enamus liike on kirjeldatud troopikast. Kuigi Kesk-Aasia on jäänud endiselt üheks lemmikpiirkonnaks, aga siin siis valdavalt neotroopika, samuti afrotroopika. Nende taksonite hulgas on 12 uut perekonda ja siin näiteks võib tuua vast perekonna Manota, mis on üks suur perekond, väga väikesi sääski, keda siis kõige rohkem on kindlasti troopikas ning kirjeldatud on neid nii neotroopikast kui afrotroopikast. Protsent on meil siin 86. Kui meil oli eelmine protsent 7,5, siis see protsent on umbes 10 korda suurem, rohkem kui 10 korda suurem. Ehk siis 86% on kirjeldatud 2 või enam autori poolt. Ehk siis sellel sajandil on koostöö liikide kirjeldamisel tõhustunud. Mis on selle põhjuseks? Põhjuseks on kindlasti see, et liikide kirjeldused on muutunud detailsemaks, pikemaks, nad vajavad erinevat ekspertiisi. Ehk siis on vaja nii morfoloogilist ekspertiisi kui molekulaarset. Kindlasti on mitme autori ka kirjeldatud liikide kirjeldamise kiirus tunduvalt suurem, mis tegelikult pakub teatud konkurentsieelise kogukonnas. Ehk siis autorid kirjeldavad rohkem liike, publitseerivad rohkem, teoreetiliselt võiksid saada rohkem raha. Alati see ei ole üks-üheses seoses. Nii, aga Toomas Tammaru juba eile presenteeris üleeile ilmunud artiklit, siis mina presenteerin ka. Erki Õunap kolleegiga kirjeldasid üleeile või siis üleeile ilmunud artiklis 2 uut triibust vaksiklaste hulgas, mis ei ole sugugi mitte igapäevane sündmus. Nii, liigume edasi ja siin on üks keeruline skeem mul. Ja mul ei ole aega seda ilmselt üksipulgi selgitada. Ja siin punaste nooltega ülespoole on mul toodud välja teatud kõrvalekalded. Nendest te võite lugeda kogumikust, aga üks liigi kirjeldamine. Nüüd ma seda vaatan natukene globaalsemalt, mitte ainult Eesti kontekstis, vaid üldiselt niiviisi kirjeldatakse liike tänapäeval kõikjal. Ehk siis üks liigi kirjeldamine algab materjali kogumisest. Edasi läheb materjal sorteerimisse. Sageli kogutakse mitmesuguste automaatpüünistega neid putukaid, mis toodavad üsna palju materjali. See huvipakkuv grupp võib olla suhteliselt marginaalne seal. Ja siis pärast seda see materjal sorteeritakse vastavast huvipakkuvatesse gruppidesse. See kogumine võib olla selektiivne. Ehk siis kogutakse ainult huvipakkuvat gruppi, ehk siis ainult liblikaid, ainult sääski, ainult kärbseid, aga see eeldab teatud ekspertiisi. Ning kogu see materjal
tegelikult liigub putuka kollektsiooni. Nüüd, kui üks uurija, üks süstemaatik hakkab materjaliga tööle, siis selle välja sorditud grupiga, ta kas töötab mingisuguse maa-ala inventeerimise eesmärgil või ta uurib mingit putukagruppi süvendatult, siis ta määrab neid liike, sordib, selekteerib välja tuntud, kirjeldatud liigid, materjal liigub jällegi kollektsiooni, aga kindlasti sõltub grupist, sõltub maalast, seal hulgas võib olla tegelikult uusi seni tundmatuid liike. Ning järgneb etapp 4 on siis uute liikide eristamine. Selleks ta kasutab mitmesuguseid meetodeid, morfoloogilist, molekulaarset, fülogeneetilist, kombineeritud meetodeid ning järgneb liikide kirjeldamine. Liikide kirjeldamine on selline protsess, on suhteliselt tehniline protsess, mida reglementeerib tegelikult zooloogilise nomenklatuuri koodeks, mille eest siis seisab hea vastav komisjon, kelle esimees on Toomas Pappe, meie hea kolleeg Kopenhaagenist. Ja uute liikide kirjeldamisel on reeglid. Liik tuleb diagnoosida, mis on üks põhilisemaid reegleid, ehk siis tuleb kirja panna see, kuidas see liik eristub teistest sarnastest liikidest. Samuti tuleksid tüüpeksemplarid, ehk siis holo- ja paratüübid tuleksid säilitada enamasti riiklikes kollektsioonides ning kahtlemata kogu info liigub andmebaasidesse. Morfoloogiline info, morfopanka, geneetiline info mitmesugustesse teistesse andmebaasidesse, isendi info GBIF-i, samuti on kaasatud Eesti kontekstis Bluetooth, Bolt Systems, mis on Kanadas asuv triipkoodide andmebaas ning need andmebaasid tegelikult töötavad kaasa ka sellele, et neid uusi liike jälle saaks eristada, ehk siis andmed liiguvad süstemaatikule sel ajal, kui ta eristab uusi liike. Koodeksi üks reegel on see, et see uus liik tuleb registreerida ning tänapäeval on selleks zoobank, kus siis liik saab endale vastava LSID ning samuti mitmesugused muud koodid, mis siis põhimõtteliselt ja ideaalis võiksid töötada koos ja saada kuskil kellegi töölaual kokku. Ma ei rääkinud siin liikide kirjeldamisest ilma tüüpe isendita, mis ei ole väga hea komme, aga mida on tehtud, ja samuti minimalistlikest kirjeldustest ainult baarkoodi või siis triipkoodi põhjal. Aga sellest on mul kirjas seal kogumikus. Kuidas edasi? Selge on see, et liikide kirjeldamise tempo on liiga aeglane. Ja tänapäeval on arvatud seda, et uute liikide kirjeldamise ja väljasuremise tempo on umbes sama suurusjärguga. Ning kindlasti on ka see, et mõned täna kirjeldatavad liigid on juba tegelikult looduses välja surnud. Ja ka see, et osa elurikkusest jääbki meil tundmatuks. Samuti, aga ometigi on tähtis see, et mida rohkem me teame, seda lihtsam on meil säilitada. Ja miks see tempo on meil liiga aeglane? See materjal elab ennem oma elu kollektsioonis, kui ta kirjeldatakse, see on kuskil keskmiselt 21 aastat. Siin on teatavad faktorid, mis seda lühendavad või pikendavad ning keskmiselt üks biosüstemaatik, üks ka putukateadlane siis kirjeldab aastast kuskil 25 liiki, karjääri jooksul kuskil 25 liiki ning selle tempoga
oleks vaja kuskil 360 aastat, et kataloogida elurikkus. Kui me nüüd võtame siia juurde selle, et välja suremine on sama kiire, siis vast saame kuskil 180 aastaga hakkama. Edaspidi tempo tõuseb. Kindlasti pööratakse tähelepanu rohkem troopilistele piirkondadele. Ka putukasüstemaatikas kasutatakse mõistet tumedad taksonid, võib-olla natuke teises kontekstis ja mõistes kui taimeökoloogias, et need tumedad taksonid võiksid olla taksonid, kus oletatav liikide arv ületab suurusjärgu võrra seda, kui palju on kirjeldatud ja maailmas võiks olla vähemalt 1000 liiki. Siin üks ka minu osalusel valminud artikkel Aafrikast, kus me siis leidsime tegelikult 650 potentsiaalset uut liiki suukonnast foriide, need on eesti keeles küürkärblased. Ja seda me leidsime ainult kuskil 2 kuu maleesepüüniste proovides ning ekstrapoleerides seda arvu võiks arvata, et afrotroopikline liikide arv on üle 100 000 liigi, täna on neid teada alla 500. Liigi kirjeldamise protsess automatiseerub. Juba täna on antud tehnoloogiline võimekus täiesti olemas ja inimosalus siin juures võib olla kohati marginaalne, ehk siis putukad püütakse automaatpüünistega. Siin all on üks soomlaste automaatpüünis, mis püüab valguspüünisega libdikaid kohe külmikusse, kus siis säilitatakse materjal, mis võimaldab DNA uuringuid. Samuti automaatne maleesepüünis siin üleval. Materjal sorteeritakse sorteerimisrobotiga. Vastavad prototüübid on praegu olemas nii Münchenis kui Berliinis. Ehk siis see robot on õpetatud hetkel tundma kuskil 15 selekteeritud gruppi ja ta nendest näiteks siis piirituse materjalist ta sordib välja isendid, pildistab need automaatselt ning tõstab siis sekveneerimiseks 96 plaatidele. Materjal sekveneeritakse hetkel Berliinis, Münchenis on kasutusel Oxford Nanopore süsteem, väga kiire. Jällegi praktiliselt inimene siin kätt külge ei pane ning ka uute liikide eristamine toimub andmebaasi põhiselt, aga selleks peab meil olema eelnevalt vastavat DNA raamatukogud. Ja eristamine ja uute liikide kirjeldamine, publitseerimine on kiire. Samuti automaatselt liiguvad sekventsid siit sorteerimisest saadud pildid publitseerimisse ning juhul, kui on vajalik morfoloogiline sekkumine, et alles siis tegelikult süstemaatik sekkub. Selline protsess võiks olla endisest ja praegusest protsessist umbes 3-4 korda kiirem. Aga jällegi on tähtsad andmebaasid, ehk siis kogu informatsioon liigub andmebaasidesse. Putukakollektsioonid on moderniseerunud, on sellised robotsäilituskapid. Need säilitavad 200–300 000 väikest viaali ja nende siis kättesaamine on arvutipõhine, andmebaasipõhine. Tõsi, nad kipuvad minema natukene rikki, ehk siis kui kuskil jääb mingisugune viaal risti ette, siis enam sealt midagi suurt kätte ei saa. Ja lõpetuseks on mul siin üks siuke kaal. Ühele poole me paneme uued
muutused, kiirem kirjeldamine, kiirem sekveneerimine, robootika. Teisele poole me paneme zooloogilise nomenklatuuri koodeksi, ehk siis zooloogilise nomenklatuuri koodeks ja komisjon hoiavad seda protsessi natukene tagasi, mis ei ole üldsegi mitte halb, sest ilmselt sellega säilitatakse selle protsessi kvaliteet. Aitäh! Aitäh, Olavi. Meil on nüüd enne lõunale minekut aega mõneks küsimuseks. Kui suurt rolli või kas üldse nõutakse tänapäeval uue liigi kirjeldamisel ka genitaalide pilti? Seda vist see on nüüd väga grupispetsiifiline. Antud grupp, millega mina tegelen, seal on see üks olulisemaid komponente üldse. Ehk siis totaalpilt ja mingisugused kehatunnused on suhteliselt, nad on tähtsad, aga mitte nii, aga ütleme, see genitaalide evolutsioon on kiire, seal on liikide vahelised erinevused kõige selgemad. Ja loomulikult on heaks tooniks on see, kui on nii piisavalt häid genitaalide pilte kui ka siis DNA riipkood. Kui palju peaks tänapäeval seda traditsioonilist kogumist jätkama ja kui palju üle minema siis nendele moodsamatele meetoditele? See on jälle väga palju ripub ära grupist. Kas koguda kõike ja säilitada kõike, eks sellel säilitamisel ja ütleme sellisel moel säilitamisel, et seda oleks võimalik analüüsida ka veel paarikümne aasta pärast, eks sellel on hindeks. Et kindlasti on oluline koguda random sample'id, mis siis võimaldab tulevikus hinnata seda, et kas meil on ühte või teist liiki või ühte või teist perekonda siis vähemaks jäänud, nende arvukus on suurenenud, aga see on üsnagi grupispetsiifiline. Aitäh, kas on veel küsimusi? Aitäh ja mul on suur rõõm Oivet jooksma panna. Aga eelmisest küsimusest nagu edasi minnes, et kui palju kaalutakse täiesti teist sorti valdkondade uurijatega koostööd tegemist, et väga vahva on korjata, koguda uusi putukate proove ja neid ära sekveneerida, aga tegelikkuses mullast ja veest ja inimese seest ja taimede seest on sekveneeritud juba asju, sealhulgas putukasekventse, et neid saaks ju kasutusele võtta ja ilma siis selle vajaduseta toota uusi andmeid, vaid juba olemasolevaid andmeid kasutada liikide eristamiseks. Kas see on teema, mida kaalutakse? See kaalumisel, mis mõttes, kas Eesti kontekstis, rahvusvahelises, globaalses kontekstis. Sellised uurimused on kahtlemata vajalikud, on kahtlemata töös. Probleem on selles, et tegelikult, nagu ma näitasin, see putukate elurikkus on meeletu, et tegelikult DNA raamatukogud ei võimalda veel neid määrata. Ehk siis siin on, ma ei rääkinud parasiitsetest kiletiivalisest ja Shaki 2021 artiklist, ehk siis seal on hinnatud seda, et kuskil 2% maailma parasiitsetest kiletiivalisest on sekveneeritud üldse. Ehk siis me võime need sekventsid võtta, aga ega me sealt rohkem infot ei saa, kui et ta on tundmatu.
aitäh, Kalevil oli veel üks küsimus. Uusi liike on tore muidugi kirjeldada, aga meile oma ülesanne on ilmselt esmalt Eesti liigid inventeerida. Lühidalt meenuta meile putukate vallas nüüd, mis on see, kus need peamised rühmad on, mis on puudu? Ilmselt need ei ole mardikad. Ilmselt need ei ole mardikad, ilmselt need ei ole liblikad. Need on suurtest rühmadest, need on kiletiivalised ja kahetiivalised. Ehk siis potentsiaalsetest Eesti riikidest on teada kuskil 20% kiletiivalisi, eriti siis parasiitseid ja kuskil 60% kahetiivalisi. Seal on üsna suured sugukonnad, mis on täiesti registreerimata. Aga aitäh Olavile veel kord.